Need, kes töötavad või on kunagi kaevandust lähedalt näinud, teavad, et kaevandustes töötavad sõidukid on hiiglaslikud. Aga miks on kaevandusautod, need kuulsad maastikumasinad, nii suured? Tervist, amantes Stengeria! Täna sukeldume hiiglaslike mõõtmetega maailma, kus toore jõud ja inseneritöö kohtuvad, et sõna otseses mõttes mägesid liigutada. Kui oled kunagi näinud pilte kaevandusautodest, neist koletistest, mis panevad tavalise auto kääbusena paistma, oled ilmselt mõelnud. Miks need nii suured on? Me ei räägi siin maanteedel nähtavatest veokitest, vaid tõelistest kolossidest, mis on loodud selleks, et need sõidukid on kaevandustööstuses üliolulised, vedades iga päev tonne ja tonne maaki ning kivimeid. Nende suuruse põhjuseks ei ole ainult põhimõte, et mida suurem, seda parem, vaid see on keeruline majanduse tõhususe ja puhta vajaduse võrrand. Aga mis need kaevanduse hiidlased siis õigupoolest on ja miks nad peavad olema nii imposantsed? Kaevanduse maastikukallurid, tuntud ka kui kaevanduse kallurautod või tumperid, on spetsiaalselt loodud sõidukid suurte materjalimahtude vedamiseks kaevanduskeskkonnas. Erinevalt tavamaanteedel sõitvatest veokitest ei ole need mõeldud asfaldil liikumiseks, vaid hoopis kaevanduste sees olevatel kruusa, pinnase ja kiviteedel sõitmiseks. Nende vastupidav konstruktsioon, hiiglaslikud rehvid ja võimsad mootorid on loodud taluma äärmuslikke koormusi ja rasketes töötingimustes, nagu järsud tõusud, tolm, muda ja kõrged temperatuurid töötamist. Vajadus korraga tohutul hulgal materjali transportida on nende suuruse lähtepunktiks. Kujutage ette avakaevandust, kus miljoneid tonne mulda ja kivimit tuleb liigutada, et pääseda väärtusliku maagini. Iga sõit loeb ja iga veetud kilo mõjutab otseselt kogu operatsiooni majanduslikku tasuvust. Ja mis on selle hiiglaslikkuse peamine tõukejõud? Vastus on mastaabisääst. Kaevandamises on tonni liigutatud materjali maksumus kriitilise tähtsusega tegur. Mida rohkem materjali suudad ühe reisiga transportida, seda väiksem on selle transpordi ühiku kulu. See on lihtne loogika, kuid sellel on tohutud tagajärjed. Suurem veok tähendab vähem reise sama koguse maagi vedamiseks, mis tähendab vähem kütusekulu tonni kohta, vähem töötunde juhtidele ja väiksemat üldist kulumist kogu autopargile. Mõelge Caterpillar 797 F-le, mis on üks maailma suurimaid veokeid ja suudab korraga vedada muljetavaldavad 400 tonni materjali. Või Belarus 75710, mis tõstab lati veelgi kõrgemale, kandes kuni 450 tonni ja mida peetakse maailma suurimaks veokiks. Selle võrdluseks, tavaline maanteeveok veab umbes 25 kuni 30 tonni. Nii et näete, kui tohutu see erinevus on. See kandevõime võimaldab kaevandusettevõtetel oma tegevust optimeerida, vähendades vajalike seadmete ja personali hulka, et saavutada tootmiseesmärgid, mis lõppkokkuvõttes tähendab suuremat kasumit. Aga kuidas see tohutu kandevõime väljendub kaevanduse igapäevases tööefektiivsuses ja tootlikkuses? Tööefektiivsus on iga kaevandusettevõtte edu võti, sest hiiglaslike veokitega kasvab tootlikkus hüppeliselt. Ja see tähendab, et vähem veokeid tähendab vähem ummikuid kaevanduse teedel, mis võimaldab sujuvamat ja kiiremat töövoogu. Lisaks muutub veokite ja ekskavaatorite või laadurite vaheline koordineerimine tõhusamaks. Üks ainus laadimismasin suudab hiigelveoki laadida vaid mõne tõstega, minimeerides ooteaega ja maksimeerides transpordiaega. Kui kaevandus kasutaks väiksemaid veokeid, oleks vaja palju suuremat autoparki, rohkem juhte, rohkem hooldust ja seetõttu ka palju kõrgemaid tegevuskulusid. Kulude vähendamine ei piirdu ainult kütuse ja tööjõuga.
See laieneb kaevanduse infrastruktuurile, mida saab projekteerida nii, et see toetaks väiksemat arvu, kuid suuremaid sõidukeid. Võime liigutada tohutul hulgal materjali lühikese ajaga, võimaldab kaevandusettevõtetel saavutada oma tootmiseesmärgid ja rahuldada ülemaailmset nõudlust oluliste mineraalide järele. Aga nii suure kaalu ja mõõtmetega, millised on nende masinate kasutamise väljakutsed ja kuidas insenerid neist üle saavad? Hiiglasliku kaevandusauto juhtimine ei ole lihtne ülesanne. Seda seetõttu, et kaevanduste maastik on sageli ebaühtlane, seal on järsud tõusud ja teravad kurvid. Nende sõidukite hooldus on keeruline ja kallis, nõudes spetsialiseeritud töökodasid ja suuri varuosi. Kütusekulu on astronoomiline. Mõned mudelid tarbivad 100 liitreid tunnis. Siiski on kaasaegne inseneriteadus nendele väljakutsetele hämmastavaid lahendusi leidnud. Juhtimissüsteemid on hüdrostaatilised või elektrohüdraulilised, võimaldades juhil sõidukit selle suurusest hoolimata lihtsalt ja täpselt manööverdada. Pidurid on mitmekettalise tüllijahutusega süsteemid, mis suudavad hajutada sadade tonnide pidurdamisel järskudel laskumistel tekkivat soojust. Vedrustus on omaette peatükk, kasutades hüdropneumaatilisi süsteeme, mis neelavad ebatasase maastiku lööke, tagades stabiilsuse ja mugavuse operaatorile ning kaitstes veoauto konstruktsiooni. Paljud neist veoautodest kasutavad elektrilist jõuülekandesüsteemi, kus diiselmootor toodab elektrit rataste elektrimootoritele, pakkudes tohutut pöördemomenti ja täpset juhtimist, eriti kallakutel. Ja kus täpselt neid hiiglasi kasutatakse ning kuidas tööstus tegeleb nii suurte masinate keskkonnamõjuga? Need veoautod on suurte avakaevanduste tegevuse selgroog kogu maailmas. Need on hädavajalikud rauamaagi, vase, kulla, söe ja teiste väärtuslike mineraalide kaevandamisel. Näiteks rauamaagi kaevandustes, kus materjali maht a ser movimentado é muito grande. Nende hiiglaste kohalolek on asendamatu. Nad veavad toorainet kaevandusaladelt rikastusvabrikutesse või jäätmeid, mis on kaubandusliku väärtuseta materjalid ladestusaladele. Mis puudutab keskkonnamõju, siis kaevandustööstus on üha suurema surve all, et vähendada oma ökoloogilist jalajälge. Kuigi need veokid tarbivad palju kütust, käib pidev energiatõhususe otsing. Uued tehnoloogiad, nagu tõhusamad mootorid, pidurdamisel energia taaskasutamise süsteemid ning isegi elektri- või vesinikveokite prototüübid on väljatöötamisel. Lisaks aitavad transpordimarsruutide optimeerimine ja seadmete range hooldus vähendada kütusekulu ja heitmeid. Mõte on selles, et vedades rohkem kaupa väiksema arvu reisidega, väheneb kogu mõju 1 tonni maagi kohta. Aga kas need veoautod on juba oma suuruse piiri saavutanud või võime tulevikus veelgi rohkem uuendusi oodata? Püüd suurema tõhususe ja tootlikkuse poole kaevandamises on pidev ning see tähendab, et ka nende veoautode taga olev inseneritöö areneb pidevalt. Kuigi füüsiline suurus võib olla jõudnud platoole praktiliste manööverduspiirangute ja infrastruktuuri tõttu, keskendub innovatsioon nüüd teistele valdkondadele, nagu automatiseerimine. Autonoomsed veoautod, mis töötavad ilma juhita, on juba paljudes kaevandustes reaalsus, suurendades ohutust ja tõhusust ööpäevaringselt. Elektrifitseerimine on veel üks oluline suund, kus arendatakse hübriid- ja täiselektrilisi veoautosid, mis lubavad oluliselt vähendada heitmeid ja tegevuskulusid. Ühenduvus ja andmeanalüüs mängivad samuti olulist rolli, võimaldades kaevandusettevõtetel jälgida veoautode jõudlust reaalajas, optimeerida marsruute ja prognoosida hooldusvajadusi. Tagades, et need hiiglased töötavad maksimaalse tõhususega edasi. Nende kaevanduskoletiste tulevik on kahtlemata targem ja jätkusuutlikum. Suur osa minu töökogemusest on kaevandussektoris ja ma puutun nende hiiglastega kokku peaaegu iga päev. Ja kuigi ma pole kunagi ühegi sellise sõiduki sees olnud, olen ma saanud nende lähedal olla ja näha, kui võimas on nende kõrval seista. Ja kui väikesena sain tunned,
Nii et järgmine kord, kui sa näed mõnda neist hiiglaslikest veokitest, pea meeles, et nende suurus ei ole lihtsalt kapriis, vaid hoopis geniaalne insenerilahendus ühele kaasaegse tööstuse suurimale väljakutsele. Liigutada mägesid tõhusalt ja ökonoomselt. Kui sa oled siiani vaadanud ja sulle video meeldis, siis kindlasti telli kanal, kui sa veel pole seda teinud. Pane like ja aktiveeri teavituste kelluke. Jos Siina, oled juba mõnda neist hiiglastest lähedalt näinud? Milline neist avaldas sulle kõige rohkem muljet? Jäta oma kommentaar siia alla ja jaga seda videot oma sõprade ja perega. Siin kõrval on 2 huvitavat videovalikut, mida sa pead kindlasti vaatama, et laiendada oma teadmisi ja rahuldada oma uudishimu. Ja kui sa tahad meid toetada, pane videole like, telli kanal, aktiveeri kelluke ja kaalu kanali liikmeks hakkamist. See ongi kõik Amantes d'Ingenieria, suur kallistus ja kohtume järgmises videos. Tšau!